Kaisa kuuleb. Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. Tere, armas kuulaja! Tšau, tšau! Taskusõbrannad siinpool. What else is new? Jah, ikka iga nädal, ainult et täna on 100 episood. Juu, ma tahtsin tegelikult seda... See sünnipäeva seda puhud see. Võib-olla, ma ei tea, kas imiteerisin seda hästi, aga seda asja. Mina sain aru, aga ma ei tea, kas kuulaja sai. Just nagu au. Igal juhul kujuta ette, et siin see konfetti lendab ja juhu. Ja ühtlasi sellega, et meil on 100 episoodi ja on meil ka 2 aastat. Ja, sünnipäeva kuu on. Täis, jah. Ja sünnipäeva kuu puhul toimub meil siis Instagramis loos ja loosime välja 100-eurose kinkekaardi. Nii et kindlasti mine tšekka Instagramist. Issand, täpsustame ka 100-eurose Denim Dream kinkekaardi. Mul lihtsalt tuli meie see eelmine episood meelde või sellest üleilmine siis juba vist. Ühesõnaga, kus me rääkisime üldse kinkekaartide nendest. Et me ei mõista kinkekaarte. Jah, aga võt paraku see niimoodi nagu sisuloojana või niimoodi sa lihtsalt nagu mingi sularaha ära ei anna. Ei anna, no, mõned annavad. Jah, aga tundub nagu safe'im ära anda kinkekaarti niimoodi. Et jah, ja kuidas siis saab osaleda seekord on see, et lihtsalt jaga Instagrami stories hetke, kus sa kuulad taskusõbrannasid. Näiteks nii tore on vaadata, vahepeal inimesed on nagu oma jalutuskäigul, siis panevadki nagu loodusest pildi ja mingi veedan aega nagu mingi koera ja taskusõbrannadega. Või siis, et oledki mingi kodus haige ja siis sul käib taskusõbrannad telekas taustal. Või siis sul on mingi äge koht, mis tekitas nii palju nalja, et nagu tahad seda panna storisse, whatever nagu. Või kui sa Spotify'st kuulad, sealt saab otse jagada ka seda episoodi, mida sa parasjagu kuulad, võid seda jagada ja mingi oma mõtte juurde lisada, kui tahad, aga ei pea. Aga põhiline on see, et taskusõbrannad oleksid sinu stories ja et sa meid ära tagid, et me näeksime kindlasti seda. Täpselt. Vot. Aga nüüd meie kõrg- ja madalhetkede juurde. Ütlen ausalt, et see kord oli väga raske. Mitte, et välja mõelda, et mis on kõrge madalhetk, vaid valida lihtsalt, mis see on mõlemas kategoorias. Jah, mul olid mingid asjad kirja pandud ja ma võin kohe oma madalhetkega alustada. Lase käia. Õnneks ma saan seda nüüd rääkida nagu mineviku vormis, aga mul oli mingisugune silmaprobleem, et mu vasakus silmas nagu oleks midagi olnud ja see kestis mitu päeva. No ma vaatasin seda silma, ma ei tea, iga valguse käes ja igat pidi, no ei näinud seal midagi. Nüüd ma ise mõtlen tagantjärgi, et äkki mul oli pikalt nohu ja ma olen lugenud, et nohust võib nagu, ma ei tea, nohu võib edasi minna silma või nagu mitte, et nohu on silmas, aga nagu selles nagu nutmine või? et nagu mingi silmapõletikulaadne asi võib nohust tekkida, sest et meil on siit kõik on seotud, on ju, ja siis see tatt vist võib blokeerida mingisuguse kanali või midagi, täpselt ma ei tea midagi. Aga ma ise mõtlen, et äkki see oli kuidagi selle nohuga seotud. Igal juhul päris mitu päeva oli ebamugavustunne ja see oli nagu kogu aeg mul siin mõttes, sest et häiriv on olla, kui sul midagi on silmas nagu. Siis ma korra juba mõtlesin, et äkki see on ripsmeseerumist, mis ma siin olen hiljuti kasutama hakanud. Ega ma praegu veel lõpuni välja ei tea, aga ma mõtlesin, et ma võib-olla mingi hetk proovin veel seda ripsmeseerumit ja vaatan. Praegu panid pausile? Praegu on pausil, jah. Et vaatan, et kas, kui ma hakkan uuesti kasutama, kas jälle midagi hakkab. Kui jaa, no siis on kindel. Siis on kindel, et see on see ripsmeseerum ja see, ma ei tea, ei sobi mulle või mis iganes. Aga jah, õnneks see läks ise ära või selles suhtes, et ma kasutasin väga regulaarselt siis need päevad silmatilkasid. Ostsin veel mingid rahustavad silmatilgad juurde ja panin neid nii palju, kui lubatud oli vähegi. Ja siis vaikselt läks nagu ise paremaks ja praegu õnneks ma ei tunne enam midagi. Ma olin juba täiesti nagu stressi äärel, kui ma mõtlesin, mul on kunagi olnud päris jõhkraid silmapõletikke ja mul on nagu trauma sellest, et ma
no kui on võimalik vältida silmaarste ja mingit silmasalvide kasutamist ja mis iganes jõhkraid asju, siis ma tahaks seda. Ja siis ma juba kujutasingi ette, kuidas ma pean arsti juurde minema ja siis nad vaatavad seda silma ja siis nad on mingi oi, siin on mingi jõhker põletik ja siis ma olen nagu, oh my god, elu on pausil, nii et ma juba kujutasin seda kõike ette. Ja õnneks see ei läinud sinnamaani välja. No, tead, ma tegelikult ei ole kunagi vaata, mina, kellel on terved silmad, ei ole pidanud kunagi kasutama silmatilkasid. Mis asi see on siis? Et nagu sa ütlesid ka, et noh, et lubatud koguse kasuta seda, mis see on siis? Neid on erinevaid. Muidu mul on kodus niisama olemas need niisutavad, et kui ongi kuiv õhk kodus, tunned, et noh, veits nagu siuke liivapaber on, siis paned seda ja ta on nagu mitmeks tunniks niisutab silma ära. Aga siis on jah, niisugused rahustavad ka, no ma ei tea, mis seal sees on, mingi saialille ekstrakt või mina ei tea, mis seal on, mis kuidagi, et kui sul on punetus silmades või nagu, need punetust eemaldavad on vist veel mingi eraldi kategooria. Igatahes siis on jah rahustavad, et noh, mingite erinevate toimetega ja siis on jah salvid ja keelid ka, mida sa saad silma panna, see on nagu päris jõhker. Täiesti teine maailm. Et nagu siuke ebamugav suht. Mökki, võilaadset mökki. Lased, tõmbad siit alumise lau eemale, lased sinna vahele. Nii mugav. Nii mõnsa, jah. Aga sinu madal hetk? Ma ei tea nüüd, millist valida. Tulin siia ja ma ütlesin Kaisale, et life is a mess. See päriselt on praegu. Vahel on nii. Vahel on nii. No, käisin festivalil, sest mul tunne, et äkki viimase episoodis ma rääkisin, et ma lähen sellele festivalile, kus mu partnerlus alguse sai. Ja seal juhtus palju asju, mille peal ma ei peatu. Aga reaalselt siis see nagu asi, mis ma ütlen, ilmselt on nii nagu tühine kõige kõrval. Aga sain just meie nagu, me tegime, eks ju, Sanna tunni ära ja siis sa teed demo ehk siis näitad ette, kuidas muusikas teha seda kombot, mis sa õpetasid või mis iganes nagu kogu kontseptsiooni. Yeah. See, mida te Instagramis siis näete, see on demo. Sellest tehakse jah video siis. Jah, täpselt. Ja siis sain mina selle video eile kätte ja see on hunnik sitta. Ja ma reaalselt olen nagu nii nagu noh, võttes siis kõik need emotsioonid veel arvesse, mida ma tundsin sellel nädalavahetusel, siis see kuidagi tappis sinna tassi, kus ma lihtsalt olingi, ma hakkasin nutma jälle. Pole ammu enam siukse asja pärast nutnud. Aga lihtsalt nagu no tõesti, kui ma ütlen hunnik sitta, las ma siis kirjeldan. See on täiesti nagu valge, nagu ma olen Overexposed. Yeah. Me oleme lihtsalt seal kaadrist väljas, nagu literaalselt filmi tantsuvideod, nii et sul neid tantsijaid ei ole kaadris. Ma olen nagu, mis asi see on lihtsalt. See kaugus on lihtsalt, me oleme väiksed inimesed ja sealt on näha, et me oleme väiksed inimesed. Ühesõnaga, kõik on lihtsalt täis sitt. Oh my god. Ja ma kirjutasin sinna videoproduktsiooni sellele, et nad andsid meile selle final video, mis panna Instasse, vaata. Ja ma kirjutasin, et kas teil on ka nagu ma nägin, et see on filmitud horisontaalis, ma jõudsin nii palju nagu fokusseerida selle tantsimise ajal, et kas ma saaks lihtsalt selle toore horisontaalvideo. Ja nad on mingi, ei, et nagu see võtab meil aega, et seda teha ja ma reaalselt olen nagu meil tänane osa, nagu sa näed pealkirjast, on Am I the asshole ja nüüd ma pärast selle kirja saatmist pidin endalt küsima Am I the asshole nagu. Sest ma reaalselt kirjutasingi I'm sorry guys, aga nagu ma tean, et teil on väga palju teha ja selle tõttu ma tahangi nagu teilt võtta seda tööd vähemaks, et meil on ka videoproduktsioonis nagu kogemust, et kuna ma näen, et selles videos, mis te meile saatsite, ei ole lisatud ei tracking ut, nagu me oleme kaadrist väljas, the colors are not there, nagu siis ma võin need asjad kõik vabalt ise ära parandada, saatke lihtsalt see toores video mulle. Nagu te ei pea sinna absoluutselt panema mitte mingit effortit. No nad ei ole vastanud mulle. Ja võib-olla ma jätsin sellega, tegelikult see oli väga viisakalt kirjutatud, lihtsalt sisimas ma tundsin seda. Aga tegelikult ma kirjutasin selle väga viisakalt. Aga nagu lihtsalt nagu ma saan ka aru ettevõttest, et nagu mis asja keegi tahab ise seda teha, aga nagu nojah, samas see on nagu asi, mille sina pead oma lehele üles panema, mis representeerib sind ka. Ja nagu reaalselt
nagu ma olen to a point, kus ma tegelikult postitasin väikese chunki sellest enda story'sse, mis oli video nagu filmitud telefoniga ja see telefoni video nägi 10 000 korda parem välja kui professionaalne kaamera, nagu this says a lot. See tõesti ütleb. Ja ma kaalun praegu nagu seda, et okei, et kui me ei saa homseks kätte seda videot, siis ma ei kasutagi nagu, ütlen korraldajatele ka, et nagu I'm so sorry, aga ma loodan, et nagu see on top festival maailmas, palun investeerige ka videotiimi, sest et see on täis pask, mis te tootsite, I'm so sorry nagu. Ja et ma kasutan seda telefoni videot lihtsalt, et ma teen selle ise telefoni video korda, sest stories reaalselt keegi saanud aru, et see ei ole kaamera video, nii et ma teen selle korda ja ma kasutan telefoni videot. Aga kas keegi teine on nende poolt selle toodetud video üles pannud, et kas sa nägid, et kas nagu nad tegid kõigile sellist nagu sitta? Nii, seal oli 4 erinevat kaamera inimest. 3 nendest olid väga head. Ja siis ma nägin, et see, kes meie omad filmis kõigil oli, oh my god, ma saan sulle ju näidata seda, kui sa võtad nii, ma näitan sulle kohe, et nagu sa saad info, kui halb see on, sest ja ma saan võrdlusena näidata nende nii-öelda 4 inimese erinevat käekirja. Võtame siis selle festivali lehe lahti ja ma näitan siis, et milline on meie video, mida ma ei ole postitanud, aga milline see literaali välja näeb filmimise poolest. See näeb siis välja, no võtame selle. Nii, see on väga hea. Ja nad on ise vist midagi editanud. Halleluja, ma ei viitsi inimestega rääkida, kõik tahavad kirjutada. Praegu on tähtsamad asjad. No nii. Ja mul oli ka valge seljas. Ja nagu what is this? Versus võtame siis näiteks inimese nii. Ja see on kellegi teise filmitud. No, täitsa teised värvid kohe. Filmimis nagu see ja kaugus kõik asjad on täiesti teised. Võtame veel ühe, kes ja nagu, sest et see on nagu ausam, et on filmitud nii-öelda samas valguses, mis meie oma. Meie video oli täpselt sama valgusega, sama setupiga kõik asjad. Nagu Kaisa siis saab kirjeldada, mis ta nägi, aga nagu ma olen väga pettunud ja see lisas mu frustratsioonile selle nädalavahetusel. Ütleme jah, et seal oli väga suur erinevus selles kaugusest, kust oli filmitud ja värvides. Ja, et väga, kuidas see eesti keeles washed out? Ma ei tea, kuidas see eesti keeles on. Et väga... No kummitus oled nii kehalt, kui sa kandsid valget, siis on pekkis. Siis see veel eriti tõmbab. Jah. Ja ma olen täiega selline inimene, võib-olla te olete juba aru saanud, et ma olen perfektsionist ja ma ei ole nõus seda postitama, aga ma pean midagi postitama sealt, nii on nagu... See on nagu korraldaja poolt see nõue, et peab... Otseselt ei ole, aga nagu see on üks kõige suuremaid festivale, see kuidagi lisab meie kredibiilsusele, nagu hea demo oli. Reaalselt nagu me kallistasime lõpus ja nagu sosistame üksteise kõrval nagu mingi that was fucking amazing nagu. Et see oleks väga kurb, kui siuksest demost meil ei ole videot. Jah. Okay. Et kui oleks nagu siit demoga olnud, siis ma oleks nagu... siis me ei postita midagi. Aga nagu see oli ka hea demo, nii et frustreeritud ma olen. On aru saada. Ma nägin, kusjuures issand, ma vaatasin teie neid märtsi kommentaare, kui me valisime seda võitjat ja siis keegi pani ka kuidagi, et me oleme nii roosa mannad enamus aja ja nagu siukesed nagu numpsikud, et siis et nad nagu kõik naeravad, kui meil on see hetk, kus me rage'ime lihtsalt ja nagu... Ja, selle võrra on need närvis olemised naljakamad tõesti. Aga räägime toredatest asjadest. Minu kõrghetk on see, et ma sain oma kaua oodatud Fenty Beauty paki kätte. Ma tellisin siis Fenty Beauty lehelt ja ma olen ikkagi siuke kärsitu tänapäeva inimene, et kui ma tellin midagi, ma tahaks, et nagu nädala pärast mul oleks vähemalt see pakk käes. No USAs tellimisega ikkagi see ei ole võimalik. Et see tuli ikka üle 2 nädala mulle. Aga lõpuks ta tuli ja nüüdseks ma olen kõik need 3 asja, mis ma tellisin, 2 huulepulka ja concealer olen ära testinud, kes tahab näha, siis TikTokis on just nägin hommikul scrollimise ajal. Ja, et kõik on üleval, saab vaadata, ma olen väga rahul oma ostudega, läks hästi, sain veel, kuna see oli mu esimene tellimus nende kodulehelt, siis sain veel -15% ka, nii et kes on midagi sealt tahtnud, neil on ju juuksehooldus ja skincare ka veel, nii et kui miski huvitab, siis selles suhtes soovitan, et saad nagu soodukaga, aga noh, ole siis kannatlik. Ja. Toll oli ka või? Ei olnud kusjuures. Seda ma imestasin.
et tolli ma ei pidanud maksma. Väga huvitav. Ma ei tea, kuidas nii. Ma ei tea, mis juhtus. Aga oota, issand, see USA nüüd üldse ju kehtestas mingisugused räiged tollimaksud ööl vastu tänast vist. Euroopale ka või? Jah, Euroopa sai vist veel, ma ei tea, kõige hullemad. Kui teie seda kuulate, siis on sellest juba mõnda aega möödas, aga... Fun. Jah, et see on küll nüüd päris jama nagu. Natukene. Aga ma arvan, et siis inimesed või need ettevõtted, eriti suured ettevõtted hakkavad looma ikkagi endale mingeid Euroopa keskladusid või midagi. Ma arvan ka, sest et see ei ole ju neile kasulik. Jah. Vot, see oligi minu kõrghetk, et uued meigi asjad, juhu. No minu kõrghetk tegelikult lihtsalt, see on mõte, mis kuidagi aitab mul praegu elada seda nädalat üle. Mul on puhkus tulemas mu ema ja vennaga. Ja tõesti nagu ma kavatsen võtta seda kui puhkust ja mitte midagi teha. Ma kavatsen kõikidele oma sõbrannadele ka sulle siis öelda, et nagu kui on mingi error, te ei saa mind kätte. I'm so sorry, aga te ei saa. Lihtsalt, sest et mul on vaja seda, kus ma ei ärka selle teadmisega, et telefonis on jälle mingi error. Sest ma ei suuda, ma olen teile varasemalt ka öelnud, et ma pean teadlikult võtma vastu selle otsuse, et ma ei vasta mitte ühelegi tööasjale, sest et see viib mind ärevusse vahepeal. Ja selle nädala jooksul mul on vaja seda, et ma saan ennast välja puhata, et ma ei mõtle mitte millelegi, kui on error, siis tead mis, see saab ka parandatud nädal hiljem, nagu mitte midagi ei juhtu, me ei sure ära. Kõik on fine. Et ma olen väga elevil selle puhkuse pärast ja pluss, et nagu varasemalt oli nii, et me käisime ainult emaga koos puhkusel, aga nüüd mu vend tuleb ka kaasa ja ma olen sellepärast excited, et ma olin nagu mingi, et ai, lähme kõik koos mingi klubisse, värki, nagu ma olen täiega excited selle pärast, sest et minu vend ja mu ema on käinud koos klubis. Saad sa aru või? Miks maasikas või midagi? What? Sama. Iga kord, kui ma ütlen oma emale seal Alanias mingi, lähme klubisse, ta mingi, kus ma siis niimoodi tulen, siis ma olen nagu, aha, Jannoga kõlbab küll käia, aga minuga ei käi. Nii et ma olen juba vaatanud välja, et see klubi, kus meie teiega pidime minema, siis kui me tüdrukutega vaata, seal olime see Summer Garden, me lähme sinna. Nice. Nii et see on plaan. Ainuke kurb asi nüüd selle reisi juures, ma valin, et ma ei mõtle sellele. Aga täna sõidan mina sinu juurde ja autos näitab, et 17 kraadi on õues sooja, nagu haigelt soojendana. Ja siis ma olen mingi okei, et nagu jõuan siia ja siis vaatan nagu weather appist, et kas on 17, siis ongi, et oh my god, ongi 17 kraadi, nagu mida pekki. Mul oli Alania see weather see. Ja kurb selle juures ongi, et Alanias ilmselt nagu on sama soe nagu meil siin praegu, kui me lähme sinna. Ehk siis minu mõte, et mingi päevitamine. Kuigi meil tõmbab muidugi selleks ajaks veel külmemaks, kui sa seal oled, et sa saad ikkagi nagu soojemat kui see, mis siin on. Aga jah. See ei ole soemaa. See on, jah. Nojah, ta ikkagi lähete niimoodi või see aprilli. Jah, me oleme varasemalt läinud alati mai alguses. Ja vot nüüd me saame aru, et see aprill ikkagi on no-go Türgi osas. Ta on ikka veel jahe, ju. Jah, et ikkagi mai on see, kus sa saad selle soojama doosi kätte. Ja oma sünnipäevakuud tahame ikka tähistada oma armsate kuulajatega, nii et 25. ja 30. aprillil toimuvad meil meie lemmikus Ärkel katusebaaris sünnipäevashowd, kuhu on veel mõned piletid alles, aga mitte palju. Nii et Fientast leiad taskusõbrannade sünnipäevashow üritused. Link on ka meie YouTube'i kirjelduses. Ja kiirusta, sest et muidu jääd ilma. Me avastasime, et me ole kriminaalselt ammu teinud Kas ma olen sitapea episoodi. Liiga ammu. Ja tegelikult me oleme ühe korra juba proovinud seda sama episoodi filmida ja see oli lihtsalt täielik fail. Katastroof. See oli katastroof. Tehnika lihtsalt ei teinud see päev meiega koostööd. Nagu see oli esimene kord, kui mitte miski tehnikast ei teinud meiega koostööd. Ei kaamerad. Mitte midagi lihtsalt ei toiminud ja me proovisime nagu mitmeid kordi uuesti, kuni me lihtsalt lõpuks olime nii frustreeritud, et me andsime alla. Aga täna me valisime uued värsked lood, sest et me olime juba nagu liiga palju proovinud nende samade lugudega, mis meil eelmine kord olid. Et nüüd on uued värsked lood. Kas tahad alustada? No ma võin alustada. Nii. Kas ma olen sitapea, kui otsustasin mitte kutsuda oma mehe pere meie lapse sünnipäevale pärast seda, kui nad nimetasid teda veaks?
Okei. Ja tegu on siis meie vanustega 26-aastaste nii-öelda inimestega, aasta nooremad vahepeal. 2, aga noh. Sa saad mul on aasta, aga ma olen endiselt veel 27. Okay. Mina ja mu abikaasa oleme olnud koos 5 aastat. Saime oma tütre üsna varakult, ta on nüüd 4-aastane. Ja jah, ta ei olnud planeeritud, aga me olime õnnelikud ja ma ei kahetse seda üldse. Tema pere aga nii väga ei arva. Nad on alati olnud minu suhtes pigem külmad ja ausalt öeldes olen märganud, et nad ei kohtle ka meie tütart samamoodi nagu teisi lapselapsi. Eelmisel nädalavahetusel olime tema ema juures hilisel õhtusöögil ning tema koos mu äiega rääkisid mu mehe teismelise east. Mu ämm hakkas siis meie tütre ees naljatama, kuidas mu mees oli varem nii muretu ja läks eluvooluga kaasa, enne kui ta pidi nii kiiresti nii-öelda settle down ima, ta ei tõlkinud seda hästi. Ma ei tea siis jah, no pereinimeseks hakkama. Pereinimeseks hakkama. Seejärel lisas ta. Ma olen kindel, et oleks tahtnud rohkem aega endale, enne kui ta pidi hüppama isa rolli koos juhusliku beebiga. Ma olin maruvihane. Lahkusime varsti pärast seda, kuna oli juba hilja ja hiljem, kui ma oma tütre magama panin, küsis ta mult, mida tähendab juhuslik beebi. See murdis mu südame ja ma selgitasin talle, et mõnikord sünnivad lapsed ootamatult, aga see ei muuda neid vähem eriliseks. Pärast seda rääkisin oma mehega ja ütlesin, et ma ei taha, et tema ema oleks meie tütre läheduses, kui ta kavatseb selliseid asju öelda. Viimane asi, mida ma tahan, on see, et mu tütreke hakkaks kahtlema, kas ta on üldse soovitud laps. Ütlesin, et ma ei taha oma peret, mis asja? Ütlesin, et ma ei taha oma mehe peret meie tütre 5. sünnipäevale ja ma ei saada neile kutset enne, kui nad vabandavad selle olukorra tekitamise pärast. Mu mees arvab, et ma reageerin üle ühe väikese kommentaari peale ja peaksin rahunema ning mitte asja suureks puhuma. Ta väidab, et tema ema oli lihtsalt väsinud, kui ta seda ütles. Mees ütleb ka, et ma ei tohi tema perekonda peolt välja jätta, eriti mitte sellise asja pärast. Kas ma reageerin üle? Kas ma peaksin selle lihtsalt alla neelama ja laskma neil peole tulla ning riskima sellega, et mu tütar kuuleb veel midagi haiget tegevat? Ma olen ausalt öeldes väga-väga ärritunud, aga tunnen, et olen ainus, kes vihan on. Nii et ma ei tea, mida teha. Kas ma olen sitabe? Ütle mulle korraks, kuidas see inglise keeles oli see väljend, mida see ämm siis ütles? Oopsie baby. Oopsie baby. Oopsie baby. Ma saan selle ema tunnetest täiesti aru, see, kes on kirjutanud selle. Ma mõtlen, et võib-olla see on natukene tugev reaktsioon, et sa nüüd ei kutsu neid sünnipäevale. Samas ma saan aru sellest mõttekäigust, et sa ei taha, et see sama asi enam juhtuks, aga äkki annab ikkagi seal rääkida nende inimestega eraldi, kui last ei ole ja väljendada neid mõtteid. Kui vähegi mõistlikud inimesed on, siis ju võiks nagu aru saada, on ju. Et ma lihtsalt mõtlen, et kui nad, et nad on selle lapsega ka teisiti käitunud kui teiste lastega. Ja terve aja. Võt see on muidugi väga nagu sitt. Selles suhtes, et muidu ma oleks öelnud, et ei taha ju last jätta ilma vanavanematest. Et kui nad on muidu toredad vanavanemad. Aga kas on, kui nad seda last teistmoodi kohtlevad? Aga see on muidugi täiesti nagu kohutav. Et üldse nagu tundub, et need vanemad on liiga involved selle oma poja elus või nagu, et see on tema elu. Ma nagu loodaks, et see poeg on ju ka siis olnud nende valikute ja otsuste juures. Ja pluss ma mõtlen 26-aastane, 21-selt said lapse. USAs ei ole midagi nagu märkimisväärselt, et see ei ole nii vara. Ja nagu ma saan aru, kui sa ütled mingi 16-aastane poeg sai lapse ja nüüd ta elu jäi elamata. Muidugi, kas me teame, et see on USA? Jah, siin oli ikkagi jah. Et jah, ma ei tea, nagu iga inimene teeb oma elus ju omad valikud, kui su poeg on sellised valikud teinud, siis tema nendega nüüd elab, nagu kui neil endal ei ole sellega probleemi, et nad selle lapse said ja nad on rõõmsad, siis jumala eest, mida sa seal kommenteerid. Ja võib-olla tõesti veel oma vahel on ju, aga lapse kuuldes seda ei ole nagu tõesti vaja. Et tekitada temas mingit ebamugavustunnet, et kas ma üldse olen tahetnud või midagi. Veel enam, kui nüüd see 5-aastane laps küsiski oma ema käest, et see on see, et ta ei saa aru, mis toimub, vaid ta nagu oli, mis see tähendab? Ta registreeris ära selle ja hiljem veel küsis, et mis see on? Jah, et ta nagu, ta ei saa aru, mis see on, aga ta jääb alati mäletama sellist asja. Ja
nagu, sest et ma mõtlen ka mingitele kommentaaridele asjale tagasi, ma mäletan ka mingeid asju, mis ma väiksena kuulsin ikkagi, sest ma registreerisin need ära. Siin on muidu kommentites ka öeldud on siis, et ta ei ole asshole selle eest muide. Mina ütleks ka, et ei ole, aga võib-olla selles olukorras tõesti peaks nagu nüüd istuma maha selle perega enne seda sünnipäeva ja olema, kuulge, räägime nüüd selgeks, et nagu päris nii ei ole okei rääkida. Ja kindlasti siin peaks poeg siis, ehk siis kas nad on abielus, abikaasa sellele naisele, kes kirjutas või? Husband. Et see abikaasa peaks kindlasti munad pihku võtma ja ka seisma enda pere eest ja seisma selle eest, et see on minu elu, minu valikud, palun ärge rohkem nagu negatiivselt kommenteerige neid valikuid ja lähme nüüd siit ilusti edasi. Muidugi seal ongi see, et see läheb sügavamale kui ainult see kommentaar, kui see ema ütleb siis, et seda last on kogu aeg teisiti koheldud, et tervest sellest asjast tegelikult peaks rääkima. Siin on muide see naine väga aktiivselt muide vastanud kommentaaridele ka. Näiteks siin on siis üks komment if this isn't the first time they comment, the comment they have made, they will continue to make more if you let this slide. Do you want to spend the next few years of your life constantly trying to explain to your daughter and diffuse a situation that they have caused? Ehk siis nagu ongi, kuna see ei ole esimene kommentaar, siis et kas sa põhimõtteliselt tahad olla olukorras, kus sa oma tütrel pead kogu aeg seletama, aga ta vastas muide. Nii. Ja siis siin on tell his daughter not to be sensitive, this needs to stop now. Okei, ühesõnaga see komment jätkus ka, et at some point she will be old enough to understand and then what is your husband going to do? Tell his daughter not to be so sensitive. Ja siis see naine on nagu vastanud, siin on muide sellel kommentil on 7,4 tuhat laiki. Ja see naine siis on vastanud, et he really does love our girl. I think it's more of him being blinded about his parents because he grew up with constantly being criticized and had stuff like this said to him. So he doesn't see it as a huge deal when I grew up completely different. I just don't want this to be something my daughter feels insecure about or have her feel less because of it. Okei, ehk siis need vanemad on nagu terve elu tegelikult veits munnid olnud lihtsalt. Õige, õige, absoluutselt. Et nüüd ma hakkan muidugi kahtlema, ma tahtsin veel nagu enne mõelda seda, et kas see on varem on lastud kogu aeg siis nagu seal oli, et lastakse mööda nagu et ei tehta välja siis sellest, et kas see on kogu aeg nii olnud või kas on tegelikult juba varasemalt midagi vastu öeldud ja nad lihtsalt on jätkanud oma käitumismustrit. Et kui on varem mööda vaadatud sellest, siis on praegu see hetk, kus teha üks hästi tõsine vestlus, mis veel äkki päästab midagi, natuke kahtlen selles, kui nad on nagu terve elu sellised olnud. Aga siin ma mõtlekski, et siis peabki see poeg ütlema, kas te saate aru, et nagu te ütlesite seda mulle terve elu ja ma endiselt mäletan seda ja et isegi kui mina praegu mõtlen, see on normaalne olnud, siis ma ju näen kõrvalt, et see ei ole normaalne, kui mu tütar sellest tekitab mingid ebakindluse. Kurb ongi see, et ta nagu õigustab seda oma vanemate käitumist ja ütleb, et umbes ala see suhtumine, et aga I turned out fine, et ma olen ju norm, et mis siis nagu ei ole hullu. Mis on nagu kurb, et ta siis ei näe seda mustrit, mis seal hakkab korduma, et ei ole ju vaja mingeid samu traumasid või ta ei saa isegi aru, et tal oleks üldse siis järelikult mingi trauma. Okei, ehk siis me arvame ka, et ei ole sitapea, aga äkki veel võib-olla on midagi teha enne, kui nad täitsa, ma ei tea, välja lõigata. Nii, minul on siis pulmadega seotud lugu. Kas ma olen sitapea, kui ma keeldun aitamast oma parimal sõbrannal pulmade korraldamist, sest ta ei teinud minust pruutneitsit. Minu parim sõbranna Mary, 24-aastane naine ja mina, 24-aastane naine, oleme olnud lähedased juba põhikoolist saadik. Oleme alati rääkinud, et oleme üksteise pulmas pruutneitsid, nii et kui ta eelmisel aastal kihlus, eeldasin, et ka mina olen üks neist. Hiljuti palus ta mul aidata pulmade korraldamisega, kuid kui ta näitas mulle oma pruutneitsite nimekirja, polnud minu nime seal. Küsisin miks ja ta tundus ebamugav hakkavat ning ta ütles, et pidi tegema raskeid valikuid. Tema pruutneitsid olid tema õde, kihlatu õde ja mõned uuemad sõbrad, keda ta on tundnud vaid paar aastat. Ta tahtis väikest pulmapeo koosseisu. Ma ei tahtnud sellest suurt draamat teha, nii et õnnitlesin teda ja arvasin, et olen lihtsalt külaline.
Kuid siis hakkas ta paluma, et aitaksin talle erinevaid asju, et aitaksin teda erinevate asjadega. Näiteks kleidi valimisel, erinevate DIY kaunistuste tegemisega, peopaiga otsimisega ja külaliste meenetega. Lõpuks ütlesin talle, et ma armastan sind, aga mul on imelik teha kõike seda, kui ma pole isegi pruutneitsi. Ta vihastas ja ütles, et arvas, et tahan ikkagi osa võtta, kuna oleme parimad sõbrad. Ma vastasin, et tulen küll pulma, aga ma ei hakka tegema kogu seda lisatööd, kui ta ei pidanud mind piisavalt lähedaseks, et mind oma pruutneitside hulka arvestada. Nüüd on tema ja mõned meie ühised sõbrad minu peale pahased ning väidavad, et olen väiklane ja teen pulmadest enda asja. Aga ma lihtsalt ei kavatse teha pruutneitsi tööd, kui ma tegelikult seda ei ole. Kas ma olen sitabe? Ei ole. Ja ma oleks ka vist natuke hõrt. Kindlasti. Nagu ma kujutan ette olukorda. Sina abiellud ja sa ütled, võtame lihtsalt need sõbrannad, keda ma tean, võtame mõned uuemad ja vanemad. Võtame näiteks, et okei, et sul ongi näiteks abiellud siis mehega, kellel on õde ja sa mingi, et ta on ta õde, nii et ma võtan ta pruutneitsiks. Siis sa võtad näiteks, võtame näiteks Aleksandria, sest Aleksandria on värskem sõbranna. Oletame. Love you, though. Aga Aleksandria ja siis sa võtad näiteks veel issand midagi, Mariti. Ei, oota, ma panin uuemaid sõbrannasid. No Joanna. Ma oleks väga hõrt. Ja kui sa veel küsiksid, aga kas sa saaksid kõike seda pruutneitsi kohustust täita, sest pruutneitsid ei ole see, et ma lihtsalt panen ilusa kleidi selga. Mina olen alati tanud, et pruutneitsid ülesanne ongi see, et sa aitad ka nagu kogu selle pruudi nagu nende asjadega, mis tal on abi vaja. Ja nüüd sa oled nagu mingi, sa oled mu parim sõbranna ja sa peaks ikka mind sükeste asjadega aitama, aga kas me oleme parimad sõbrannad, kui sa tõesti ei arvanud, et me oleme nii lähedased nagu, et ma võiks olla see special person sinu kõrval seal sellel päeval. Jah, et kindlasti tekitaks segadust ja pahameelt või segadust selles osas, et kui lähedased me siis oleme. Seal oligi ka kommentaare selle kohta, et äkki see, kes on kirjutanud, arvab, et nad on siis lähedasemad. Aga siis samas oli seal loos ju see, et just kui see, kes hakkab abielluma, tõi ju ise veel selle välja, et aga sa oled ju mu parim sõbranna, et miks sa ei aita mul siis neid asju teha. Aga kui ta on su parim sõbranna, siis ta peaks ka pruutneitsi olema. Ja seal ma ei saa ka sellest aru, et aga miks see õevend, miks see mehe õde on pruutneitsi? Ma ei saa aru nendest asjad, nagu I'm so sorry. Mina tegelikult ei saa aru, ma ju pean, sest ta on see, see on minu arust nii USA teema. Üldse. Mingi pruutneitsid. Üldse see pruutneitside asi on USA teema rohkem. Mulle meeldib see nagu, ma ei ole abielu inimene endiselt ja ma ei ole pulmade inimene ja ma ei ole kunagi mõelnud sellele. Kuna ma olen nii palju neid draamalugusid kuulnud, siis ma arvan, minu pulmast pruutneitsid ei tule. Sest kõik on nagu mingi, mis mõttes mina ei ole pruutneitsi? Sest keegi jääb ju ikkagi välja. Naissad jumal ei taha tegeleda. Ma arvan, ei ole vaja. Aga just see tundub ka mulle väga usalik asi, et sa nagu justkui pead kaasama mingid inimesed. Ongi see meheõde. Et nagu mingi vanatädid. Jah, mingisugune kohuse tunne seal sellega. Et ma ei tea, kust see neil nagu tuleb täpselt, aga sükesest asjast ma olen nagu aru saanud. Ja siis, mis kommentaarides oli veel väga populaarne, mis välja toodi, et äkki see sõbranna, kes on selle kirjutanud, äkki ta siis ei ole traditsiooniliselt kauni välimusega ja esteetilistel põhjustel tahab see pruut ta välja jätta nendest pruutneitsidest. Kas ta on vastanud sellele? Ei ole vastanud. Ma tahaks teada nagu seda vastust, et mis ta ütleks. Ja inimesed kirjutasid selle pärast seda väga palju, et see on teistest lugudest tihtipeale välja tulnud, et see on tänapäeva inimeste ja ma julgen et sa ei rikuks pulmapilti ära või? What the fuck? Ja ma ütlen, see tundub mulle väga tänapäeva inimeste asi, et mingi esteetilisel põhjusel see siis võib-olla kas oma tüsedama sõbranna või mis iganes, mille tõttu võib-olla sa ei arva, et ta on siis nii kena kui teised on ja jätad välja. See on täiesti pseudoprobleem, mis ei tohikski mingi probleem üldse olla, mida sa üldse ajad. Aga jah, inimesed tõid selle välja, et on tulnud välja, et see on tihtipeale probleemiks osutunud. Ma ei mõista seda. Et veel mingi lisanüanss sellele on see, et tihti on see, et see pruut siis ju valib välja selle kleidi, mis nendele pruutneitsidele selga läheb ja siis, et sellele inimesele see sama kleid võib-olla ei sobiks, et siis ta jääb välja sealt. Mis on minu arust täiesti idiootne vaatenurk asjale. Et kui kinni sa nüüd siis oled selles
ma ei tea, esteetilises välimuses või et vali teine kleit, mitte et sa ei jäta inimest. No vaata, mõnel on lihtsalt nagu see kinnisidee, milline ta pulm peab välja nägema, kõik need värvid, kõik need kleidilõiked ja need on mingi lapsest saadik ja see on minu arust ka täitsa saikar. See nagu. On saikar. See on see, et nagu kuule, su prioriteedid on vales kohas. Kõige olulisem on ju need inimesed. Esiteks see inimene, kellega sa abiellud ja siis teiseks, et su lähedased saaksid olla osa sellest kõigest, on ju. See on ju see mõte pulmadel. Mitte see, et lõpuks sul oleks see mingi kinnisidee visioon, mille sa oled ellu viinud. Ma saan mingitest visioonidest aru, nagu su enda pulmakleit või nagu mingi venue, nagu see koht siis, kus see kõik toimub. Nagu see, I get it. Jah. Me oleme ka girlid, kellele meeldivad esteetilised ilusad asjad. Absoluutselt. Aga no kuule, see ei hakka üle sõitma nüüd nagu mingitest põhimõtetest või nagu väärtustest või ma ei tea. Et sita peal ta kindlasti ei ole. Jah. Võib-olla mõni siin on pulmi korraldamas. Tead, issand, Tann läheb nii paljudesse pulmadesse see aasta. Tann läheb, aga sina ei lähe? No ühte, ma ei tea isegi seda sõpra nagu mingi sõber, kes on kuskilt tekkinud, mingi meesterahvas, kuskilt mootorrattakengis. No ma ei hakka ju pressima, ma ei tea, kes ta inimest. Aga ei olnud siis, et +1-ga? Seal ei olnud, aga teises pulmas seal on +1-ga vist. Vähemalt ta sõber sai +1. Aga nüüd ma täiesti haige see üks pulm ja ma ei saa sinna minna. See on see üks nädalavahetus juunis, kus mind pole ainult üks. Nagu juunis ma olen reaalselt ära ühe nädalavahetuse ja see on see nädalavahetus vist. Nii kurb! See on tõesti kurb. Tahan pulma minna. Tore käia. Jaa. No vaatame, äkki ma muudan midagi ümber, aga no see on ikka nii pikalt planeeritud asi, et ei saa päris ümber muuta vist. Jah. Ühesõnaga, kes lähme järgmise loo juurde. Jaa. Nii, scrollime alla. Kas ma olen sitapea, kui küsisin, miks nad kulutavad raha, mida neil pole? Mina siis jällegi 26-aastane naine ja 30-aastane mees on siis siin jutus. Mina ja mu poissõber oleme olnud koos nüüd aasta aega. Me olime umbes 6 aega lahus, sest olime lihtsalt erinevates kohtades oma elus ja vajasime aega, et end koguda. Saime uuesti kokku ja nüüd on asjad drastiliselt muutunud. Varem oli meie suhtes kõik rahaliselt korras. Ma püüdsin alati omalt poolt panustada ja oma asjade eest ise maksta, aga tema nõudis, et maksab kõige eest, mida ma vajan või tahan. Ta läks isegi nii kaugele, et lükkas mind maksmisel kõrvale, et ise tasuda. See tekitas tülisid, sest ma ei tahtnud jätta muljet, et olen golddigger ehk siis kullakaevur, kui tema maksab kõige eest. Lõpuks andsin ma järele, sest ta lihtsalt ei lubanud mul maksta. Nüüd, kui me oleme uuesti koos, on rahaga järsku suur probleem. Ta on rahaliselt nii hädas, et me näeme üksteist ainult kord 2 nädala jooksul, sest tal pole isegi bensiiniraha. Pidin veetma temaga nädalavahetuse ja küsisin, kas võiksime minna kohtingule, sest me pole pärast lahkuminekut kordagi väljas käinud. Ta ütles ei ja lisas, et rahaline olukord muutub nüüd väga palju. Ma ütlesin nii, et enam me kohtingutel ei käi, see on siis küsimärgiga. Nii, et enam me kohtingutel ei käi? Jah. Rääkisime täna telefonis ja ta rääkis mulle oma rahaplaanidest, mis põhimõtteliselt tähendab, et kohtinguid enam ei toimu. Kas saame veeta koos pikka aega, tehes mitte midagi või minna ühele õhtusöögile? See osa, kus ma võin olla sitapea oli see, kui ta selgitas oma rahalist olukorda ja ma olin segaduses, kus see rahaprobleem üldse tuli. Varem oli meil kõik korras ja vahepeal on ta töötanud palju rohkem ning saanud isegi palgatõusu, nii et kuhu see raha kaob. Ta võttis uue krediitkaardi ja kulutas $300 mittevajalikele asjadele. Ma olin siiralt segaduses ja küsisin, miks sa, ta on öelnud nagu max out the credit card. Miks sa teed ühe krediidikaardi tühjaks, kui sul on juba rahaliselt probleemid? See on lihtsalt veel üks arve, mille pead tagasi maksma. Ta vihastas ja süüdistas mind kullakaevuriks ning selles, et ma tahan, et ta kulutaks kogu aeg oma raha minu peale. Kuigi me oleme korduvalt rääkinud sellest, et ma tahan oma raha ise kulutada. Kas ma poleks pidanud midagi ütlema? Oh my god, issand, ma olen frustreeritud. Aga ma ei saa täpselt aru ikkagi, kust see rahaprobleem siis tuli. Ma nagu sellest ei saanud ikkagi aru. Ma ei saa ka aru ja see naine ka ei saanud aru. Et mida pekki? Sa oled kruuminud oma naist
et naine ei maksa millegi eest ja mina hoolitsen su eest. Jah, sa oled ära harjutanud sellega ilusti, ise algatades seda kõike. Mitte see naine ei pressinud sult, et maksa. Ta oli kogu aeg nõus ise maksma ja ise sa tahtsid pressida seda maksmistulud peale, on ju. Nii, sa harjutasid inimese ära sellega. Nii. Ja nüüd, kui sul on järsku perses olukord, siis sa oled nüüd golddigger selle eest, et sa tahad, et mina maksaks, aga sa ise oled pannud sellesse olukorda, kus ta harjus ära sellega. See on manipuleerimine. Täiesti. See on manipuleerimine, mulle ei meeldi selline asi. Kui sul on päriselt rahalised probleemid, siis räägime nendest nüüd nagu 2 täiskasvanud inimest, mitte et sa hakkad mulle mingisugust gaslightimist tegema. Siis ütled päriselt tead, oli siuke olukord, et nüüd ütleme, kui sa paned sellele kas või mingi ajalise piirangu, tead, võib-olla siin 2 kuud tõesti ei saa lubada mingeid kohtinguid, see on ju täiesti arusaadav, ma arvan, see naine saab ka sellest aru. Aga kui nagu jutt jääbki umbes nii, et enam põhimõtteliselt ei olegi neid teite ja mina ei saa enam mitte midagi maksta, no see on kahtlane ju. See on lihtsalt kahtlane ja ma ei saa aru ja muidugi üldse tekib ju küsimus, et kas sa nagu oma rahaasjadega üldse oskad ümber käia. Minul oli lihtsalt see, et kui ma loen seda teksti, loeme ka mingi tiinekat asi. 30-aastane mees. 30-aastane mees. Sa said palgatõusu, sa käid tööl. Kus see raha läheb? Mis sul nagu toimub, et midagi on nagu väga paigast ära. Väga. Ja rahaasjad on nagu küll sellised, et eriti kui on perspektiivi pikaajaliseks suhteks, abieluks, ma ei tea, pere loomiseks, siis kohe kindlasti peab hästi läbipaistev olema nende rahaasjadega, et ei ole mingit varjamist või mingit manipuleerimist seal, sellepärast, et üks päev võib-olla meil on lapsed koos, siis ei ole nii, et tead, mul enam ei ole raha ja sina oled nüüd kullakäevur. Noh, et see on ju hirmus. Väga. Nagu nii ebastabiilne. Väga ebastabiilne. Siin on muide olnud ka kommentaaris, et jäta maha, eks ju, värki ja siin on ka update. Nii, meiega on kõik. Pärast seda telefonikõne, kus ta nimetas mind kullakaevuriks, võtsin 2 minutit, et mõtteid koguda ja kirjutasin talle, et see tegi mulle haiget. Ta vastas lihtsalt sorry, nagu SRRY, mitte isegi nagu full sõna. Ma ütlesin, et vabandus ei paranda alati kõike. Siis ta plahvatas, läks 0-100. Oli äärmiselt lugupidamatu. Jäin rahulikuks, sest ma ei tahtnud olukorda hullemaks ajada. Aga see kommentaar ületas igasuguse piiri. Ma küsisin, miks ta pidi mind kullakaevuriks kutsuma, kui ma esitasin lihtsalt ausa küsimuse. Tema vastus. Lollid küsimused saavad lolli vastuse. Seega oli selge, et ta polnud tegelikult vabandanud. Küsisin, miks ta on lugupidamatu, kuigi ma olen temaga viisakas ja rahulik. Ta ütles mulle otse, sa väärid lugupidamatust. Ja et ma pean tema lugupidamatuse ära teenima. Või lugupidamise ära teenima. Mida? Oot, sa läheb edasi veel. Ma olen nii kettas praegu, okei. See ütles mulle kõik, mida ma pidin teadma. Lõpetasin vastamise. Siis ta tuli tagasi ja ütles, Siin on mingi tõlke error, aga ühesõnaga, et ma võtan inglise keeles, ma arvan, ma saan kiire selle ise tehtud nagu. Nii, 3, 2, 1. Mida ta nüüd, mis hakkab nüüd tagasi võtma või paneb veel hullemalt edasi? Ahah. Okei. Ahah, nii, ma leidsin üles, nii ma saan nüüd minna tagasi ja lugeda edasi. Nii, issand, kui pikk update ju see on. Siis ta tuli tagasi ja vabandas, et ütles neid asju. Aga et see on minu süü, sest ma provotseerisin teda. Absoluutselt mitte. Sa ei saa mind süüdistama oma vihapurskes, ütleb siis see tüdruk talle. Olin nagu done with it. Alguses küsisin oma asju tagasi, aga ausalt, see pole isegi seda vaeva väärt. Las viskab minema. Nüüd ähvardab ta ilmuda mu töö juurde mu asjadega. Ei, aitäh. Lihtsalt viskan need minema. Blokeerisin ta kõigis kohtades.
aitäh kõigile kommenteerijatele, blablabla. No tubli ja mõistlik ja tugev naisterahvas. Siin ei ole tõesti enam mitte midagi teha. Sa näed ära, et see vend on mingi ohvri mentaliteediga ja gaslighter, jah, täiesti problemaatiline inimene. 30-ndates või 30-aastased oled siuke või? Good luck finding a girlfriend või mis iganes on ju. Täiesti kohutav ja väga tore, et nad lahku läksid. Ja mina arvan, et ütlen ausalt, olen olnud täpselt selles olukorras, kus ma kommenteerin kellegi rahalist olukorda ja ta on saanud täpselt sama backlashi. Ma saan aru, sest see on inimeste insecurity. See on väga tundlik teema, aga siinkohal see ei olnud isegi nagu ta lihtsalt uuris, et nagu sa ju tekitad arv, ta ju vaata ütles seda ka, et sa just tegid tühjaks järgmise krediitkaardi, et kui sul on nagu rahaliselt nii raske. Et miks sa nii käitud? Jah, et ta nagu küsitles siis tema seda käitumist ja see ajas seda närvi. Olen olnud täpselt samas olukorras ja see on väga haige olukord. Õigustatud küsimus. Muidugi. Kui see sind mõjutab. Vaata, siis on teine asi võib-olla, kui see mitte kuidagi sind ei mõjuta, siis on see, et iga inimene teeb, mis ta tahab oma rahaga. Nii on ju. Aga kui see hakkab kas sinu rahakotti mõjutama või teie suhet mõjutama, siis on õigustatud minu arust teha kommentaare. Muidugi alati võiks seda teha on ju viisakalt kenasti, mis siit tundus, et seal midagi nagu hullu ta ei olnud öelnud, on ju. Nii et tore, et said sitast lahti. Nii. Kas ma olen sitapea, et ma ütlesin oma naisele, et ta ei oska süüa teha? Mina, 29-aastane mees, olen olnud oma naise, 28-aastase naise ka koos 8 aastat. Ja toidu valmistamine on ainus asi, milles me pidevalt tülitseme. Aga ausalt öeldes kardan, et ta tapab kellegi üks päev. Taust. Jagame kodus toidu valmistamise 50-50, aga kui tema kokkab, pean teda pidevalt kullipilguga jälgima. Ta jätab peaaegu kõik toidud alaküpsetatuks, eriti liha. Ja kui ma teda viisakalt parandan, väidab ta, et olen lihtsalt pirtsakas. Näiteks iga kord, kui ta riisi teeb, ei suuda ma teda veenda, et õige suhe on 1 osa riisi ja 2 osa vett. Ta ütleb alati, oled sa kindel, see tundub liiga palju vett. Või võib-olla sulle meeldib nii, aga mina ei taha, et see oleks liiga pudrune. Ei riisipaki juhised ega Google ei suuda teda ümber veenda, nii et pean ikka ja jälle krõmpsuvat riisi sööma. Sama on pastaga, köögiviljadega, leivaga, lihaga. Mind ei häiriks see nii väga, kui see puudutaks ainult mind, aga ta tahab alati ka meie sõpradele süüa teha. Ta on oma kokkamise üle väga uhke ja tahab kõik road ise valmistada. Mina käin tema järel ja üritan veenduda, et toit oleks vähemalt söödav, aga ikka on vähemalt 1-2 rooga, kas täiesti üle soolatud või alaküpsetatud. Meie sõbrad söövad viisakusest, aga olen märganud, et nad tulevad aina harvemini meile õhtusöögile. Asi läks täiesti käest ära paar õhtut tagasi. Ta pani ahju kana küpsema just siis, kui ma läksin duši alla. Kui ma välja tulin, oli ta kana juba ahjust välja võtnud ja ütles, et õhtusöök on valmis. Olin skeptiline, sest sellest oli möödunud vaid umbes 10 minutit. Ta väitis, et ta pruunistas selle enne pannil, nii et kõik on korras. Aga kui ma vaatama läksin, olid lihatükid seest roosad. Siis ma plahvatasin ja ütlesin talle, et ta tapab üks päev kellegi ära, kui toidab inimesi toore lihaga. Kas sa ei näe, et see on roosa toiduhügieeni reegel number 1? Ta vastas, et arvas, et see on valmis ja et see pole tema süü, sest ema ei õpetanud talle kunagi, kuidas kana valmistada. Selle peale ütlesin, sa oled peaaegu 30, see pole vabandus, mitte osata üldse süüa teha. Loomulikult oli ta selle peale väga solvunud ja ilmselt oleksin võinud seda leebemalt öelda, aga ma olen olnud leebe 8 aastat ja midagi pole muutunud. Kas ma olen tõesti sitapea? Ma tahtsin terve selle loo vältima, ei see ei ole, aga võt see lause, ta tõesti oleks võinud, nagu ma saan aru, et üks asi on leebelt öelda mingi, kas sa arvad bla bla bla, aga nagu teine asi on lihtsalt öelda, et okei, su ema ei õpetanud, kas sa tahad minna, õpime koos. Jah, see oli top kommentaar ka, et aga paku välja, et lähme koos kuskile kokanduskursusele.
Ja ma nagu nõustun sellega, et sest noh, see jah, et sa oled peaaegu 30. Ja et see pole vabandus, see on vabandus, nagu tegelikult on inimesi, kes ei oska lihtsalt süüa teha. Ja ma saan aru, see on õpitav oskus, aga mõnel see ei ole prioriteet, et seda õppida ja sinna aega panna. Ja. Me ei saa öelda, et on sellepärast halvem või et see ei ole normaalne tegelikult. Ja. Et nagu... Kuigi siin inimesed hääletasid, et ta ei ole sitapea. Et noh, siin oli nagu see, et ta on ju korduvalt nagu ise üritanud siis teda õpetada ja nagu varasemalt ikkagi ilusti ja leebelt, et noh, ta ei ole talle varem niimoodi käratanud. Et noh, ongi see, et jah, ta saab aru, on ju, et ema ei õpetanud teda, aga et ta on siis üritanud ise. Aga siin ongi nagu see, et seepärast ma mõtlengi, et ilmselt on ikkagi mõistlik minna nagu, et keegi teine õpetab, sest tihti peale me ei taha võtta enda, nagu on inimtüüpe, kes ei taha võtta enda lähedaste soovitusi kuulda. Ja võt, ma lugesin mingist teisest kommentaarist, mis see kirjutaja oli kellelegi vastuseks jätnud, et vist sealt tuligi välja see, et see tüdruk ei võta seda poissõpra väga tõsiselt, sest et kui nad hakkasid deitima 8 aastat tagasi, siis see kutt ei osanud üldse süüa teha. Ja nüüd ta nagu ei suuda teda tõsiselt võtta, kuigi tegelikult kutt on aastate jooksul ka õppinud mingeid asju, kuidas ikkagi valmistada ja teha. Ja tõesti ütleme see, kui liha või kana on roosa, see on see 101 on ju, et sa peaksid teadma, et siis ei ole valmis. Aga jah, ilmselt siis sellepärast see tüdruk ei võta teda tõsiselt. Aga no, mina arvan ka, et ma saan natuke sellest nagu plahvatusest aru, et su see kaaslane ei võta nagu sind justkui üldse kuulda, et see on siis käib nagu tema ego pihta on ju. Ja tüdrukul käib see, et noh, et ma ju nagu proovin ja teen on ju, et noh, miks sa nüüd niimoodi mulle ütled käratada on ju. Ja ma saan nagu mõlemast poolest aru ja ma arvangi, et siin ongi lahendus, et minge koos ja te mõlemad saate kindlasti midagi õppida. Või siis tehke kokkulepet, et from now on nagu teeme niimoodi, et kõik, mida me süüa teeme, nagu mingi periood, näiteks 6 aega. Me võtame endale näiteks kokaraamatu ja me hakkame sealt tegema ja me teeme täpselt juhiste järgi. Täpselt õiged ajad, õiget viisi, bla, bla, bla. Jah, ka variant. Näiteks. Odavam variant. Ja ühine veits ka nagu sükene see, et okei, aga mõlemad teeme siis kokaraamatust. Et kui sul ei ole nagu, sa ei arva, et mina tean midagi, tavai, teeme sealt. Mõlemad. Ja. Et ma arvan, et mööda külge kummalgi maha ei jooksa. Kindlasti mitte. Et võtategi näiteks mingi, ma ei tea, kas või nagu ongi, et meile meeldib idamaine kööks, teetegi sealt või no mis iganes. Home cooked meals, mis iganes, 101. Keegi soovitas seal veel seda ka, et äkki tellige see, mitte see, et sa saad valmis toidud igaks päevaks, vaid see, et sa saad need koostisosad, millest teha ise need toidud. Et näiteks võtke see, seal on ju ka igal asjal see retsept juures. Ja siis tehke nii, et juba on kõik õiged asjad olemas, retseptid on olemas ja te peate lihtsalt tegema. Jah, täpselt. Ja siis ei ole see, et aga ma arvan, et nii ei ole. Ei, täpselt kokkulepe on täpselt retsepti järgi. Okei, minu viimane siis. Kas ma olen sitapea, kui võtsin meeskonna projekti eest au endale, kuigi tegin enamustöö? 27-aastane naine, see on kirjutanud selle. Töötan oma töökohas meeskonnas, kellel anti ülesandeks kokku panna suur esitlus. Asi on selles, et enamik töökoormusest langes minu peale. Tegin suurema osa uurimustööst, lõin slaidid ja panin paika ka põhiteemad. Aga kui saabus aeg esitlust teha, ei andnud ma oma meeskonnakaaslastele nii palju tunnustust, kui oleksin pidanud. Olen viimasel ajal väga palju pingutanud ja tahtsin, et see oleks hetk, mil saan oma ülemusele näidata, milleks ma võimeline olen. Seega esitluse ajal viitasin vaid põgusalt sellele, et ka teised panustasid ning jätsin mulje, nagu mina oleksin olnud kogu projekti peamine eestvedaja. Mõned mu meeskonnakaaslased on minu peal pahased, kuna ma ei andnud neile õiglast tunnustust, aga ma tunnen, et panustasin palju rohkem kui nemad. Olen oma tööle uhke ega arva, et peaksin oma rolli pisendama ainult selleks, et teised end paremini tunneksid. Seega, kas ma olen sitapea, kui võtsin meeskonna projekti eest au endale, kuigi tegin enamik tööst? No siin on nüüd see, et kui ma võtan seda, mis tema kirjutas, tõe pähe, kuigi mul ei ole ju kõike infot, et kes siis kui palju lõpuks tegi, aga kui ma võtan tema selle sõna põhjal, siis ma ütleks, et elu ongi selline, et jah, kui sina teedki suure osa tööst, siis sa võtadki selle au endale ka.
ja töökeskkonnas nii asi käib, me ei ole enam kuskil koolis, isegi koolis minu arust ka, kui sa teed teiste laiskuarstide eest ära, siis sa võid seda ka öelda, sest et nagu elu on selline, kui sa näed rohkem vaeva, siis minu arust su ülemus või kes iganes siis võiks ju seda teada ka. Et miks peaksid teised siis lihtsalt saama nagu vähema töö eest sama tunnustuse. Muidu siin on hääletatud ta sitapeaks. Ja siin on ka väga fair comment muide, selles, mis ma panin mõtlema, nagu yes, tegelikult see on palju, sest et tõesti me ei ole lapsed enam. Nii, kuulan hea meelega ära selle. See oli minu esmamõtted lihtsalt. Ja ma olin alguses ka mingi nagu, ma saan aru, ma olin ka koolis näiteks see, kes tegi alati neid kõiki asju ja ma olen ka olnud nii-öelda inimene, kes ka töö juures teeb kõiki asju ja nagu, you know. Nii et ma olin sama alguses. Aga siin on üks komment, mis ma olin nagu, damn, that is true though. Et see on see täiskasvanud viis siis, kuidas nüüd handlida neid olukordi. You can have it both ways. Give credit where it's due. Nagu näiteks siis, Bob did the charts. Thank you, Bob. And it will be clear to anyone paying attention that the rest was yours. Et ongi, et sa ütled konkreetse asja, et tema tegi selle, aitäh, et tegid ja siis on hästi selge see, et mille siis sina oled ka teinud. Jah, et enamus on ikkagi öelnud, et if you didn't do all the work, you are the asshole. If you don't give proper credit to you are going to earn a reputation among your coworkers and you may find that it puts a block on the ladder you are eager to climb. Ehk siis ühesõnaga, et kui sa nii-öelda tõesti, et sa nagu keegi tegi midagi ja sa põhimõtteliselt ei ütle praktiliselt üldse, et keegi midagi tegi. Ma sain aru, et ikkagi mingi lause ju ütles seal. Midagi ta ütles. Et nad panustasid. Jah, et nad panustasid. No. Mis ta otseselt ei ole valetanud. Aga võib-olla nagu siit ei tule muidugi välja, et aga kuidas nad tegelikult jagasid need asjad. Et äkki oligi nii jagatud, et nagu kõik tegid ka oma osa. Jah, et sellepärast ma ütlesingi, et kui ma võtan nüüd tõe pähe seda, kuidas tema seal kirjutas, et siis ma arvaks nii. Aga kui mul oleks rohkem konteksti ja ma teaks siis, et kui palju ikkagi need teised tegid, võib-olla mu arvamus oleks teine. Ja jah, selles suhtes, et kui sa tahad häid suhteid hoida töökaaslastega, siis on tegelikult hästi mõistlik üldse siuke avatud ja läbipaistev kommunikatsioon ja juba tegelikult see võiks olla selle tööprotsessi ajal, et sa ei võtagi endale kõikide teiste tööd, vaid sa lihtsalt nagu oled siis võib-olla oraperses vahepeal teistel, et kuule, paneme kuupäeva paika, et ikkagi enne seda, kui me peame seda esitlema, et sinu osa oleks selleks kuupäevaks tehtud. Ja see jäi sinu vastutada, miks veel seda ei ole. Või nagu, et sa ei võta lihtsalt enda peale kõike, vaid sa hoolitsed selle eest, et kõik teeksid oma osa, mis muidugi on ka omaette nagu rohkem tegemine. Aga siis seda võib ka, ma ei tea, kuidas sa selle seal lõpus seal oli ka öeldud seda, et nagu kui sa tunned, et teised ei panusta piisavalt või nii palju, kui nad pidid, siis mine juba enne, kui see esitlus toimub selle supervisori või ülemuse juurde ja ütle, here's the situation nagu. Et tegelikult selle esitlusega on nüüd nii, et sa ei tee seda nagu avalikult mingi kõigi ees, mingi downgrade, sest tõesti see on ka nagu veits siuke sitt iseloom, et nagu sa tõesti ronid teiste pealt nagu ikkagi lõpuks. Jah. Nii et ma nagu, see ongi nagu siuke, et ma ütleks, et unconcluded. Jah, et oleks vaja rohkem infot, kuidas need asjad seal täpselt olid. Jah, aga üldiselt nagu need asjad võiks saada lahendatud nii, et sa ei peagi lõpuks kõigi teiste tööd ära tegema. Et sa võiks juba enne seda, kui see esitlus käes on, võiks kuidagi teistmoodi läheneda. Okei. Ja minu viimane lugu. Kas ma olen sitapea, kui ma ütlesin oma poissõbra lastele, et nad kas söövad seda, mis õhtusöögiks on või ei söö üldse? Mina, 27-aastane naine, olen olnud oma poissõbraga 30-aastase mehega koos natuke üle aasta ja hiljuti kolisime kokku. Mul on eelmisest suhtest 8-aastane laps ning mu poissõbral on 2 last, 6 ja 9-aastased. Pärast kokkukolimist on tema lapsed iga nädalavahetus meie juures ning kuna ta töötab reedeti, olen ma nendega reedesel päeval, kuni ta töölt koju jõuab üksinda. Reede õhtul tegin õhtusöögiks, siin ütleb lihaleib, minust oli meatloaf. Meatloaf, pikk poissi.
pikka poissi, röstitud brokolit ja kartuliputru. Minu laps sööb üldiselt hästi. Ma eeldan, et ta sööb nii palju kui võimalik ja kui ta toitu ei lõpeta, siis vähemalt ta üritab. Kui ta väga vähe sööb, ei saa ta enne magama minekut enam mingit snäkki. Või noh, et ta üritab seda öelda, et neil on see reegel, et noh, on see õhtusöök, aga et peale selle nagu midagi muud enam enne magama minekut ei saa. Rakendan oma poissõbra laste suhtes samu reegleid. Seni pole probleeme olnud. Aga reedel ei meeldinud kummalegi lapsele toit. 9-aastane sõi selle siiski ära, aga 6-aastane keeldus täiesti. Ütlesin talle, et ma ei tee talle eraldi toitu. Lõpuks läks ta magama ilma õhtusöögita. Kui mu poissõber koju jõudis, hakkas tema 6-aastane laps kurtma. Huvitav, siin on vist mingi tõlkeviga, sest et siin ütleb, et lõpuks ta läks magama ilma õhtusöögita, aga siis kui poissõber koju jõuab, siis ta ei maga. Ühesõnaga seda õhtusööki ta ei söönud. Nii, poissõber koju jõudis, hakkas tema 6-aastane laps kurtma, et tal on kõht tühi. Mu poissõber sai mu peale pahaseks, et ma keeldusin talle midagi muud tegemast. Ma ütlesin, et ma ei kohtle tema lapsi teisiti kui oma last. Poissõber vihastas, tegi lapsele süüa ja ütles mulle, et see oli julm, et ma keeldusin lapsele süüa andmast. Ja ta põhjendas seda sellega, et laps on veel väike ning ma peaksin olema leebem. Vastasin, et olen juba varasemalt väikest last kasvatanud ning ka ise lapsena samade reeglite järgi elanud. See viis aga vaid suure tülini, mille käigus ta nimetas mind ignorandiks. Täna helistas meile mu poissõbra eks ning nüüd ei taha lapsed meie juurde tulla enne laupäeva või siis reede hilisõhtul, kui mu poissõber on juba töölt kodus. See tekitas meie vahel veel ühe suure tüli. Ta nimetas mind taas ignorandiks, nõmedaks ja ütles, et ma pean oma mõtteviisi muutma. Kas ma olen tõesti sitapea? Ta lisab veel siia juurde, et ma ei sundinud last näljasena magama minema, soovitasin tal süüa rohkem kartuliputru ja vähem teisi toite, aga ta keeldus ning ei tahtnud ka endale ise midagi muud valmistada. Oh my god, see on nii keeruline olukord. On. Sest et ma mõtlen mõndadele oma väikestele sugulastele. Ja ma mõtlen ka, võtamegi mu väiksed sugulased. Ma mäletan olukorda, kus oli see, et oli ka, et keegi näiteks ei tahtnud süüa. Ja sa hakkadki talle midagi muud pakkuma, aga teised lapsed, siis sul on nagu tantrum hoog või nii-öelda jonn, et aga miks tema saab seda ja mina saa, eriti tänapäeva lastega, et ei kujuta ette ka, kui nagu üks saab grammi vähem midagi või saab midagi paremat, oi plinn. Oi plinn, mis jonn seal lahti läheb ja veel enam, et see ei ole sinu laps ka, kuidas sa siis distsiplineerid nagu seda, et see on nagu nii raske olukord, sest et sa annadki selle lapsele, aga siis sa riskid seda olukorda, et teised 2 last, aga miks meie ei saanud seda? Ehk siis nagu ma ei arva, et ta käitus valesti selles olukorras, et ta annab nagu lapsele selle valiku, aga söö siis vähemalt see või nagu see, et nagu mida sa teed, nagu sa ei saa ju sundida seda last ja sa nagu tõesti nagu sa põhimõtteliselt siis paned enda uud olukorda, kus sul võib teine probleem tekkida teiste lastega ja siis sul lõpuks mingi 3 vingus last nagu. Ja minu arust on tegelikult selle mehe poolt nõme, et ta pigem ei rääkinud selle lapsega mingi, aga miks sa ei söönud ja nagu mingi, aga äkki sa ikkagi võiksid proovida seda süüa ja seda nagu. Et ta tekitas selles naises tunde, et sa oled nagu sitt naine selle pärast. Ja siin on nagu see, et miks on üldse siis tekitatud selline olukord, kus see naine peab terve päeva selle mehe lastega olema, kui teda isegi pole ja kuidas ta siis, ta ju teeb ikka siis nendega samamoodi nagu oma lapsega või et kuidas ta neid siis nüüd järsku täiesti teistmoodi kohtleb. Aga ma tõlkisin ära ka mõned kommentaarid, kuna see on tõesti nagu huvitav teema, millega meie oma elus õnneks ei ole pidanud kokku puutuma. Muidu üks asi, mis ma veel mõtlen, sest et ilmselgelt ma jälgin mingeid pere-influencereid siin, eks ju, millegi tõttu, sest ma hakkasin neid jälgima, kui nad olid noored ja nüüd neil on pere ja siis ma olen mingi, tegelikult mind väga enam ei huvita nende sisu, aga samas nagu mul meeldib, kuidas nad ühesõnaga. Ma tean, et paljud neist on ka kuidagi niimoodi, ongi mingi mitme lapsega teinud nii, et et mis me süüa teeme, blablabla. Ja need lapsed ütlevad ja nad ütlevad mingi erinevaid asju ja siis ta kuidagi üritab nagu kombineerida need kokku, need mõtted, et ta küsib lastelt, et mis te sooviksite süüa ja siis nad teevad koos süüa. Ja. Ma arvan, et üks asi mis võiks aidata on lastega koos tegemine, kui nad ise teevad seda sööki, siis nad ka suurema tõenäosusega söövad seda.
teine asi, võib-olla, mis ma olen nagu näinud sotsiaalmeediast, jällegi ema ma ei ole, nii et lihtsalt olen näinud, et hea on anda lastele mingid valikuvariandid, et sa ütled, kas me teeme täna seda või seda. Sa valid ise ikkagi mingid tervislikud mõlemad head variandid. Ja asjad, mis on realistlik teha. Ja siis, aga et lapsel on tunne, et ta on kaasatud sellesse otsusesse. Aga siin on üks kommentaar on selline, et oled sitapea. Ma eeldan, et su kavatsused olid head ja sa arvad, et see on laste arengule kõige kasulikum lähenemine. Nii et selles mõttes sa ei ole sitapea, aga see meetod on vananenud ja tegelikult ei aita arengule kaasa. See õpetab lapsi oma keha signaale ja näljatunnet eirama, mis raskendab tulevikus nende võimet iseseisvalt oma toitumist reguleerida. Lisaks võib see tekitada negatiivse või isegi karistusliku suhte toiduga. Isegi kui see meetod töötab sinu lapse puhul, ei tähenda see, et see sobib ka su poissõbra lastele. Lapse söögita jätmine või pikaks ajaks nälga jätmine ei ole vastuvõetav. Aga kõige suurem põhjus, miks sa sitapea oled, on see, et see pole sinu laps. Sul pole õigust otsustada, kuidas teda kasvatada, eriti kui lapse mõlemad vanemad on kasvatamisviisis ühel meelel ja sina püüad sellele vastu töötada. Kui sa pole valmis nende laste eest teistmoodi hoolitsema, pead oma poissõbrale ütlema, et sa ei saa nende söögiaegade eest vastutada ning aktsepteerima seda, kuidas ta otsustab sellega edasi minna. Ja sul pole absoluutselt mingit õigust pahane olla, et lapsed ei taha nende söögikordade ajal sinu juurde tulla. Ka mina ei tahaks olla kellegi läheduses, kes paneb mind füüsiliselt ebamugavasse olukorda ja keelab mul süüa. Ja siis keegi vastab sellele kommentaarile, et kui see on sinu loogika, siis peaks lapsevanem ise lapse kasvatamisega tegelema ja selle kirjutaja siis sellest välja jätma. Reedel hilja või laupäeval kohale jõudmine tundub igatahes lahendusena. Siis keegi kommenteerib, et kujuta ette, et ütled, see pole sinu laps ja sul pole õigust teda kasvatada, aga samas ootad, et ta hoolitseks lapse eest täpselt nagu lapsevanem. Ja siis vist viimane, mille ma tõlkisin, et sa ei saa otsustada, kuidas last kasvatada, eriti kui mõlemad vanemad on selles ühel meelel. See oli siis nagu quote'itud sealt ühest teisest kommentaarist ja selle kohta nüüd keegi ütleb täielik bullshit. Kui tema on see, kes lapsi hoiab, siis tema on see, kes neid ka kasvatab. Sa räägid nagu kasu emal poleks siin üldse mingit sõnaõigust, aga see on tema kodu, tema on see täiskasvanu, kes vastutab. Kui isale ei meeldi, kuidas kasuema tema äraolekul lapsi kasvatab, siis peab ta ise kohal olema ja nende eest hoolitsema. Ära too oma lapsi minu hoolde ja siis kurda, kui kohtlen neid täpselt samamoodi nagu oma last. Me ei räägi siin mingist väärkohtlemisest, nad lihtsalt ei tahtnud ühel õhtul õhtusööki süüa. Sellised kommentaarid. Kõik väga fair point minu arust. Jah, nõustun ka, et kui ikkagi on eeldus, et see naine nende laste eest hoolitseb nii kaua, kui seda meest ei ole, siis minu arust on täitsa nagu aus, et ta teeb seda nii, nagu ta oma lapse eest hoolitseb. Lihtsalt ongi, et tõesti mingid see meetod on tõesti outdated või nagu vanamoodne, et tõesti, et pigem nagu proovida ikkagi neid nagu, et kaasata last ja nagu teistmoodi, sest ma ei tea, kuidas sul lapsepõlves oli, aga minul oli küll ka see, et ennem lauast ära ei lähe, kui on söödud või et minul ei olnud seda. Sul ei olnud seda? Meil oli, kuidas ma mõtlen, meile tõstati ja kui sa rohkem ei tahtnud, siis sa rohkem ei söönud. Ja mul ikkagi sellest oli päris, see oli traumeeriv, ma loputasin morsiga mingisuguseid asju alla, mis mul absoluutselt ei maitsenud. Õnneks mul küll nagu hilisemas eas sellest ei tekkinud mingit toitumishäiret või midagi, aga ma olen ikkagi väga tugevalt oma vanematele väljendanud, et see ei olnud okei. Ja ma näen, et tänasel päeval on kodus asjad teisiti. Et mul on ju peres veel nii palju lapsi, et õnneks teiste puhul on juba, nad on palju leebemad ja arvestatakse ka laste soovidega ja ei panda toitu, kui nad üldse seda süüa ei taha ja et vaata siis ise tee mingi võiku siis kas või et peaasi, et sa sööd. Ja muidugi nad nagu ärgitavad ikkagi mitmekehiselt sööma. No jah, meil on nagu see, et kui ma vaatan ka nagu mingi väikeste sugulaste peal, siis enamus ikkagi on nagu, et proovi, võta üks amps ja kui sulle tõesti ei meeldi, sa ei pea seda sööma. Jah.
et ma arvan ka, et nii ongi hea, et sa ikkagi alati ärgitad oma last uusi asju proovima. Aga kui talle üldse ei meeldi, siis sa ei sunni teda sööma seda. Ja. Võt. Sellised lood siis. Väga põnev. Jaa. Väga head lood olid. Huvitavad teemad. Väga realistlikud. Tõesti. Siuksed, mis on, vahet pole, mis riik on, mis ikka inimestel on samasugused probleemid üle maailma. Jah, tõesti. Aga suur aitäh, et kuulasid. Muide, sa võid jätta kommentaari, kui sa oled esimesest episoodist saadik siin. Issand, jah. Et meil oleks ka huvitav näha, lugeda. Ja võid ka lisada, et milline on olnud sinu kõige lemmikum nendest 100 episoodi hulgast. Mida võiks rohkem teha või mida me pole veel teinud. Jah. Et igasugused mõtted. Ja sest Maarit saatis meile just üks päev ülinaljaka mõtte minu arust. Ja ma arvan, et me teeme selle ära. Ma arvan ka, sest mul hakkas TikTokis järjest tulema neid asju ja ma lihtsalt mingi pisarad. Oh my God. Ma panin endale ka igast asju kirja, nii et ma arvan, et see varsti tuleb teieni. Ma ei hakka praegu ütlema, aga it's good. Ja igal juhul, suur aitäh, et oled siin. Jah, et sa veel oled ja võib-olla kui alles liitusid, siis stick around. Ja kui sa oled day one'er, siis meil on väga hea meel, et sa meiega oled nii kaua olnud. Ja tõesti. Ja tead, me ei ole üliammu välja toonud oma Patreoni. Ei ole jah. Aga seal on nüüdseks juba, ma ei tea, äkki 14 episoodi või üle aasta jagu materjali. Ehk siis, kui sa ei ole veel Patreoniga liitunud ja kui sa nüüd liitud, siis sul on tegelikult nagu nii palju kuulamata episoode veel ja iga kuu lisandub sinna siis üks lisaepisood. Jah, mul on tunne, et seal me vahepeal oleme rohkem uncensored ka, kui me siin oleme. Ja, see viimane Patreoni episood, mis sinna läks, see on niimoodi, et see ei sobi nii, et see näeb nagu päevavalgust kõigile inimestele. See, ei. Ühesõnaga jah. Et see oli väga huvitav. Nii et mine tšekka üle see Patreon meil. Et sa ei pea sinna ju alatiseks jääma, sa võid mõnda aega seal ka olla. Meil saab nüüd ühe episoodi kaupa ka osta ju neid. Jah. Aga mõistlik on ilmselgelt olla nagu Patreoni liige. Jah, sellepärast, et reaalselt, kui sa pole varem olnud liige, siis ongi see, et sa saad praegu sealt nagu nii palju veel kuulata. Jah, võt. Jah, okei, me lõpetame. Tavai. Tšau.